Minu nimi on Ago ja mina olen informaatika ja tehisintellekti õppekava programmijuht. Ma räägin teile natuke, miks võiks sellele programmile tulla õppima. Siis on üks ülevaade meie õppekava struktuurist. Ja see on siis ära värvitud erinevate värvidega, mis siis tähistavad erinevat tüüpi aineid. Meie mõistes on need siis erinevad moodulid, kõik mis on nii-öelda tumesinine, need on matemaatikaained, helesinised on siis IT ja AI teemalised ained, roosa on hästi oluline projektiõppe meie õppekaval, valge on siis siuksed üldained ja hall on vaba õpe, mida siis võid sooritada selliselt või mida iganes sa õppida soovid. See tabel on üles ehitatud selliselt, et ülevalt alla jooksevad siis erinevad semestrid. Üks õppeaasta koosneb 2 semestrist, meil on siis sügissemester ja kevadsemester. Ja igal real on siis välja toodud õppeained, mis sellel semestril peaks sooritama. Ja nagu näha, meil üldiselt esimesed 4 semestrit on suhteliselt sarnased, meil on matemaatikaaine, teisel semestril isegi 2 ainet, siis on meil 3 siukest IT või AI põhist ainet ja siis on 1 projektiaine. Esimesel semestril on eriala tutvustus, kus siis tegelikult me räägime ka üldisemalt, mis asi see võib-olla IT, mis asi on tehisintellekt, mida siis tööandjad selles näevad ja kuidas see päriselt see töö käib. Me näiteks külastame erinevaid firmasid. Samuti me teeme ühe väljasõidu, kus saate luua esimese siukse projekti. No tegelikult see neid projekte on mitu, aga ütleme, et siuke väike prototüüp veebiprojekti jaoks. Järgmisel semestril on siis tarkvaraarenduse projekt, mille eesmärk on siis luua üks arvutimäng, mida saab siis mängida nii-öelda mitmekesi üle interneti. Ehk siis seal on juba väga palju põnevaid väljakutseid, kuidas panna erinevad arvutid omavahel suhtlema, kuidas üldse mängu luua ja selles projektis on tegelikult juba tehisintellekti komponent ka sees. 3. semestril meil on siis veebiarenduse projekt, kus te siis loote ühe veebirakenduse. Veebirakendus siis tavaliselt koosneb esirakendusest, tagarakendusest, seal on andmebaas, seal on siis läbi mõeldud see, et mida see projekt või mida see rakendus peaks tegema, kuidas ta töötab, mis on siis nii-öelda erinevad rollid selles rakenduses ja nii edasi. Kõike seda me jooksvalt õpime, aga te saate siis peale 3. semestrit juba öelda, et teil on olemas piisavad teadmised, et minna siis näiteks veebiarenduses kuskile juba tööle. See on siis, ütleme niimoodi, et see valdkond, mida siis kõige rohkem tööturul pakutakse, et veebiarendus. Ja sealt edasi järgmistel semestritel on teil siis võimalik valida erinevaid projekte. Näiteks meil on võimalik projekt teha päris kas mõne firmaga või siis näiteks koos mõne uurimisgrupiga. Sinna samma roosasse plokki läheb ka näiteks praktika tegemine firmas või siis ka need nii-öelda abiõppejõuks olemised, mille eest meil siis saab ainepunkte. Selle mõte on siis see, et sa tuled näiteks aitad esimese kursuse tudengitel programmeerimisaines näiteks ülesandeid vastu võtta või siis neid juhendada või neid näiteks ka ülesandeid koostada. Õppekava on üles ehitatud selliselt, et 5.–6. semester on natukene rohkem vabadust, seal on siis rohkem ka valikaineid, nagu näha ka see sinise ploki sees on seal valikained ja halli ploki sees on seal valikained. Mõte on siis natuke see, et võib-olla saate seda aega kasutada ära, et käia välisõpingutel, seda me väga toetame, või siis täitsa normaalne on see, et 5. semestril ehk siis 3. aastal tudengid lähevad juba tööle. Nii et me oleme ka õppekava sellised üles ehitatud, et ta on intensiivsem esimeses osas ja vähem intensiivsem siis teises osas. Ja õpingute lõpp on siis bakalaureuse töö, mis samamoodi on näha, on meil värvitud roosaks, mis tähendab seda, et seda on võimalik teha ka meeskonna tööna. Ehk siis ongi, teete näiteks 3 kellegagi, kellel teil on hea kogemus eelnevatest projektidest, teetegi nendega koos lõputöö. Selle projekti lõputöö mõte on pigem see, et tihti need üksinda tehes lõputööd, nende maht jääb väikeseks ja sa saad valmis võib-olla ainult mingisuguse prototüübi, aga 3 tehes on võimalik valmis saada juba mingi terviklahendus, mis siis on teile endale hea ja võib-olla ka sellele osapoolele hea, kellele te seda lõputööd teete. Näiteks teetegi mõnele firmale või ülikoolile või uurimisgrupile, nii et need kõik on täiesti võimalikud ja lubatud. Meie õppekava ei eelda seda, et sa oled eelnevalt programmeerinud või sul on mingisugune sügav teadmine tehisintellektist. Ehk siis me alustame täiesti nullist nende teemadega. Samas ma ütlen kohe ära, et õppekava on suhteliselt tempokas, eriti vaadates eelnevat struktuuri ka, et oli näha, et me esimesed 4 semestrit võtame intensiivsemalt
Ja üks asi, mis veel võib-olla välja tuua, on see, et meil on päris palju matemaatikaaineid. See on üks mõte seal taga on siis see, et tegelikult kui sa tahad päriselt masinõppes ja tehisintellekti asju luua, sa pead teadma, mismoodi see matemaatika seal taga töötab. Teine põhjus on ka see, et kui sa lähed Euroopa ülikooli magistrist edasi õppima, siis osadel ülikoolidel on päris ranged nõuded, kui palju matemaatikat sa pead olema läbinud eelneval tasemel. Nii et meie 30 EAP-d on tegelikult nii-öelda mõne ülikooli jaoks miinimum, et on ka ülikoole, kus pakutakse rohkem matemaatikat. Üldiselt õppekavas me siis rõhume uutele tehnoloogiatele ja me õpime neid kasutama, me õpime neid ka juhtima, mis tähendab seda, et kui me näiteks räägime mingist masinõppemudelist või närvivõrkudest, siis peale õpinguid sa tead, kuidas need asjad töötavad, sa oskad neid asju ka tegelikult ise implementeerida ja sa tegelikult oled teadlik, kuidas näiteks mingis ettevõttes neid asju juurutada, kuidas neid juhtida, kuidas panna need asjad enda või siis firma jaoks õigesti tööle. Nii et me mitte ainult ei lähe tehniliselt sügavuti, vaid me proovime anda ka selle teadmise, et kuidas kõike seda tehnilist oskust õigesti ära kasutada. Me kõik tõenäoliselt kasutame juba keelemudeleid, nii-öelda ChatGPT ja Gemini ja nii edasi, aga me oma õppekaval siis läheme sügavamale. Me proovime päriselt aru saada, mismoodi nad töötavad. Ma arvan, et õpingute käigus sa kindlasti treenid mõne mudeli, masinõppemudeli, aga miks mitte võib-olla lood ka mõne täiesti oma keelemudeli, mis siis teeb mingeid asju paremini. Ma ütleks, et see meie õppekava, informaatika tehisintellekt on võib-olla hea ka sellisel juhul, kui sa veel ei tea täpselt, milline IT-suund sind huvitab, aga siit sa saad väga laiapõhjalised alusteadmised, et edasi minna õppima, mis iganes sulle huvi pakub. Ja see edasiõppimine ei pea olema üldse IT. IT kui kirjaoskus ja eriti tehisintellekti kirjaoskus tänapäeval on väga oluline. Ma arvan, et ei ole ühtegi nii-öelda haru, kus siis tehisintellekt ei hakkaks nagu asju muutma ja tegema nii-öelda põhirõhk läheb selle peale. Nii et ma arvan, et see, kui sa saad sügavuti aru, kuidas tehisintellekt töötab, sa oskad seda panna enda või firma jaoks kasulikult tööle, need on need oskused, mis tööturul üha enam hakkavad maksma. Me oma õppekava ka oleme üles ehitanud selliselt, et laiapõhjaline termin informaatika ja sellele me oleme siis juurde lisanud tehisintellekti komponendi. Kui te vaatate ka õppekava aineid, siis seal ei ole väga palju massiliselt niimoodi tehisintellekti nimelisi aineid, aga me oleme selle tehisintellekti juba põiminud erinevatesse ainetesse sisse. Mina arvan, et informaatika ja tehisintellekt on õppekava, kus me toetame tudengeid, me proovime anda võimalikult laiapõhjalised teadmised ja oskused, et päriselt tööturul midagi ära teha või minna edasi magistrisse õppima. Kui sa tahad tehisintellektist või keelemudelitest paremini aru saada ja sa tahad neid ka võib-olla ise luua, siis informaatika ja tehisintellekt on see õppekava, kus me õpetame seda tegema. Mina ootan, et te tuleksite siia õppima ja sügisel kohtume juba TalTechis.